Kolmas muudatus on, nagu viitasin, Terviseameti valitsuse pädevuse täpsustamine, sealhulgas korrakaitsemeetmete pool, ehk on olnud selle kriisi ajal õiguslikke vaidlusi või selgusetust, näiteks erinevate nakkushaiguste leviku tõkestamiseks vajalike ettevaatusabinõude rakendamisel. Konkreetse eelnõuga täpsustatakse näiteks, et lisaks erinevatele koolide, lasteasutuste, sotsiaalteenuseid osutavate asutuste ajutisele sulgemisele on õigus neid ka Terviseametil valitsusel ajutiselt piirata. Ehk see muudab mõnevõrra paindlikumaks, et ei ole selline mustvalge lahendus kinni või lahti, vaid on võimalik teha ka teatud ajutisi piiranguid. Ja samamoodi antakse paindlikkust juurde näiteks ka erinevate koosolekute ürituste keelamisel, et oleks variant ka kehtestada nende korraldamisele sellised nakkusohutuse tagamiseks vajalikud nõuded. Neljanda teemana viitasin korrakaitseorganite kaasamise pool, ehk eelnõu alusel seaduses selgem võimalus kaasata ka Politsei- ja Piirivalveametit ja teisi korrakaitseorganeid Terviseameti järelevalveülesannete täitmiseks. Et siiani on selline korralik kaasamise regulatsioon puudunud ja Terviseamet on saanud teha korrakaitseorganitega koostööd vaid ametiabi taotluste põhjal või ametnike vahetamise kaudu. Regulatsiooni loomine lihtsustab kaasamise korraldust, kiirendab seda protsessi ning need kõik täpsemad tingimused ja korra kaasamise puhul kehtestab valitsus vastava määrusega. Ja viies muudatus, mis puudutab väärteokoosseisu trahvimäärasid. Kui kehtiva seaduse kohaselt saab väärteo korras karistada karantiinireeglite rikkumise eest, siis eelnõu kohaselt luuakse võimalus inimesi vastutusele võtta ka siis, kui nad on rikkunud valitsuse või Terviseameti kehtestatud erinevaid nõudeid ja korraldusi. Näiteks on see maski kandmise kohustus või liikumisvabaduse piirang või mõned ürituste korraldamise piirangud. Ja nakkushaiguse epideemilise leviku tõkestamise nõuete rikkumise eest saab eelnõu kohaselt karistada füüsilist isikut rahatrahviga kuni 200 trahviühikut ehk 800 eurot, juriidilise isiku puhul on ette nähtud rahatrahv kuni 32 000 eurot. Ja praegu menetleb kõiki nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse rikkumisi Terviseamet, kuid eelnõu järgi saab nende väärtegude kohtuvälise menetlusõiguse ka Politsei- ja Piirivalveamet, kui ta on parasjagu Terviseameti ülesannete täitmisesse kaasatud. Ja ühtlasi ühtlustatakse Justiitsministeeriumi ettepanekul väärtegudest ette nähtud karistusmäärasid. Ja sellega lõpetan ülevaate seaduseelnõu kohta, et siin on teatud väiksemaid tehnilisi muudatusi veel, mille kohta on ka eelnõus endas ja seletuskirjas põhjalikult selgitust antud ja vastan hea meelega kõigile Riigikogu liikmete küsimustele. Aitäh! Läheme küsimuste juurde. Ettekandjale on küsimusi. Jevgeni Ossinovski, palun. Aitäh, austatud minister. Ma küsin haiguspäevade kohta. Nagu sa õigesti ütlesid, et tõepoolest ei ole epideemia meil mitte lõppenud, vaid on tegelikult jõudnud katastroofi. Ja selles olukorras, omades ka ise ju kogemust eelmisest sügisest, kus haiguspäevade rakendamise jokutamine on meile väga kallilt juba maksma läinud, ma küsiks, et mis on need asjaolud siiski, et valitsus ei suuda kuidagi seda otsust langetada, et koroonahaiged saaksid esimesest päevast 100%, et neilt ei võetaks palgast maha selle eest, et nad on saanud positiivse koroonatesti. Tänase päeva jooksul nii rahandusminister kui isand Aab mõlemad rääkisid, et et ei leia 8 miljonit 600 miljoni eurosest lisaeelarvest. See pole ju tõsine jutt. Et miks te sellega jokutate, Tanel? Lugupeetud Jevgeni Ossinovski, aitäh küsimuse eest. Haiguspäevade soodsam hüvitamine on kindlasti mõistlik õige meede. Mul on väga hea meel, et me oleme saanud valitsuses kokkuleppe kõigepealt eelmises valitsuses, nüüd praeguses, et hüvitatakse tõesti alates teisest haiguspäevast, mitte nii nagu tavapäraselt seaduses, teatavasti alates 4. Ehk seeläbi inimeste õigus võib-olla saada vajalikku hüvitist, tagada toimetulek on selgelt ju suurem, kui ta oleks tavapärase seaduse kehtimise ajal. See muudatus, mis puudutab 2.–5. päeva, sai väga põhjalikult läbi räägitud tööandjate ametiühingutega. Ja tegelikult ka toona olid tõesti laual erinevad variandid. Laias laastus võib öelda, neid võimalusi oli see 4-5 isegi. Üks oli tõesti alates 1. päevast hüvitamine, oli variant seal jääda tavapärase korra juurde, oli variant kehtestada eraldi haiguslehesüsteem näiteks just COVID-19 haiguse puhul,
aga siin tekkis kohe selline ebavõrdsuse küsimus teiste haiguslehtede puhul, on see siis gripiviirus, on ta mis tahes muu terviserike, mille tõttu inimene haiguslehel on. Ja lõpuks siis nende arutelude käigus tõesti see 2. kuni 5. päeva hüvitamine ja ajutise meetmena oli see kokkulepe, kui jõuti. Ja kindlasti ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond väärtustab just sellist kolmepoolset läbirääkimisi ehk ühiseid kokkuleppeid tööturu osapooltega. Need ametiühingud, on need tööandjad, loomulikult ka riik, kes kõik ju tegelikult selles protsessis asjaosaled on ja ka rahaliselt panustavad. Igal juhul ma pean väga õigeks neid tööandjaid, kes on juba varasemalt otsustanud hüvitada näiteks 1. haiguspäevast töötajatele koju jäämise, sest tegelikult ju see, et töötaja jääb pigem varem koju kui hiljem, loomulikult toetab ka konkreetset tööandjat, töökollektiivi, vähendab nakkusohtu, paljud terviseasutused on seda teinud, osaliselt ka näiteks teinud selle erisuse vaktsineeritud inimestele, kes on andnud endast parima, et COVID-19 haigusesse haigestumist vältida. Ja samamoodi tunnustan ka siinkohal peal Tallinna linnavalitsust, kes on algatanud omalt poolt täiendava sellise toetusmeetme inimestele, kes on haiguslehele jäänud, et see on 30 € ulatuses, et ka soodustada ja toetada nende sissetuleku langust. Et siin kindlasti on kohti, kus saavad nii tööandjad kui ka omavalitsused soovi korral täiendavalt panustada. Ja ma arvan, et see debatt ja arutelu, et milline on õiglane haiguslehtede hüvitamise kord tulevikus pikas vaates tuleks ka igal ära pidada. Minu isiklik seisukoht on, et väga positiivne oleks, kui me saame ka pikema vaate lahenduse, et hetkel me räägime siis käesolevast aastast, räägime eeskätt COVID-19 pandeemiast, aga tegelikult see süsteem, et alates 4. päevast hüvitatakse tavapäraselt, see minu hinnangul ei ole tegelikult õige ja õiglane, et ma loodan, et me saame ka pikemas plaanis selle küsimuse lahendatud. Aitäh! Merry Aart, palun. Ja aitäh, lugupeetud koosoleku juhataja, lugupeetud minister. Et inimeste põhiõiguste hulka kuulub õigus elada hirmuta. Nüüd lugedes seda seaduseelnõud, tekib minul küsimus, kas me ei loo selle seadusega täiendavaid sunni ja represseerimise mehhanisme. Ühiskond on niigi pinges, kas me ei loo selle seadusega pingeid juurde? Aitäh. Suur tänu, lugupeetud Merry Aart. Olen teiega hästi nõus sellega, et ühiskond on praegu pinges, ühiskond on sellest kriisist kurnatud, väsinud, vajab ka positiivseid emotsioone. Ma olen ka selle seisukohal, et tegelikult tunne lõpus see valgus paistab ja üha lähemale jõuab läbi vaktsineerimise, läbi sesoonsete muutuste, mis aitavad kaasa ka koroonaviiruse leviku vähendamisele, läbi meie kõigi mõistliku käitumise, nii ettevõtjate, tööandjate kui eraisikutena. See konkreetne seadus tõesti tõhustab erinevate korrakaitseorganite koostööd, vähendab tegelikult eeskätt bürokraatiat. Ma mõtleksin, et loob pigem just nimelt rohkem turvatunnet inimestele, kes käituvad seaduskuulekalt, kes soovivad, et see COVID-19 pandeemia lõppeks, kes soovivad naasta tavapärase ühiskonnaelu juurde. Ehk erinevatest meetmetest on räägitud, mille kohta on siin ka meedias kahjuks ilmunud kohati ebatäpsusi, eeskätt sotsiaalmeedias. Need ei ole tegelikult uued meetmed, need on täna olemasolevad korrakaitseorgani võimalused korrakaitseseaduse alusel, aga loomulikult nende rakendamine, mis puudutab kõikvõimalike isikute nende vabaduste piiramist või korrale kutsumise, järelevalvet, trahvide tegemist, see kõik on ju mõeldud neile inimestele, kes meie ühist turvatunnet rikuvad, kes teadlikult korraldustele, reeglitele ei allu, kes aitavad kaasa viiruse levikule ja tegelikult seda kriisi pikendavad. Ehk seaduskuulekad, mõistlikult käituvad, terviseteadlikud inimesed kindlasti ei pea seda seaduseelnõud mingis mõttes pelgama, pigem vastupidi, see tõstab meie kõigi kollektiivset turvatunnet ja aitab kiiremini pandeemiast väljuda. Aitäh! Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud minister. Teie poolt on siis 2020. aasta juulis muudetud selle seaduse paragrahvi 2 eriti ohtliku ja uudse ohtliku nakkushaiguste tunnuste loetelu sõnastust. Nimetatud definitsiooni alla on võimalik paigutada täiesti kontrollimatul hulgal erinevad võimalikke haigusi ning see redaktsioon, see paragrahv 2 sõnastus hetkel annab Terviseametile õiguse ebaproportsionaalselt piirangute ja sunnimehhanismide rakendamiseks kogu Eesti ühiskonnale. Ja mitte ainult see muudatus, mida te planeerite praegu, vaid need sunnimeetmed on ka praegu. Kaitseväes sunnitakse sundvaktsineerimine, sama on Olerexi töötajatel. Politsei on surve all, et nad peate vaktsineerima.
see on hullumeelsus, mis praegu toimub. Palun, minister Kiik, lõpetage viivitamatult sundvaktsineerimine ja võtke see seaduseelnõu tagasi. Te ei tea seda veel praegu, kas siis te ei tea veel seda, et praegu on rahvas aetud sõna otseses mõttes tagajalgadele? Suur tänu antud kommentaari eest, et sellist küsimust tegelikult ei sisaldanudki, aga rahvast kindlasti ei tohi eksitada. Rahvale kindlasti ei tohi anda väärinfot, valeinfot, ei tohi inimesi hirmutada. Rääkides, et nagu seadusandja plaaniks midagi, mida ta ei plaani. Eestis on näiteks ka vaktsineerimine, nii nagu muud tervishoiuteenused, vabatahtlikud. See kedagi ei sundvaktsineerita, selle info levitamine, sellise väitmine kahjuks on ebatäpne. Ja täpselt samamoodi, kui me räägime ka sellistest muudest hirmudest seotud seadusandluse muudatustega, korrakaitseorganite koostööga, need kõik küsimused on arutatud läbi ju tervisevaldkonnas, siseturvalisuse valdkonnas, justiitsvaldkonnas, andmekaitse inspektsiooniga, õiguskantsleri kantseleiga, laiemalt ministeeriumite vahel, nüüd arutatakse neid põhjalikult parlamendis. Eesti on õigusriik ja õigusriigiks igal juhul jääb ja see konkreetne seaduse muudatus pigem just aitab seda õigusselgust tõsta, inimeste turvatunnet parandada. Et ma arvan, et see on igal mõistlik ja õige sellega edasi liikuda. Aitäh. Urmas Reitelmann, palun. Aitäh, härra istungi juhataja, lugupeetud minister. 2 viimast kuud ja ka tänane väga pikk tööpäev Riigikogus annavad selgelt tunnistust, et istuv valitsus ei suuda toime tulla tõenäoliselt isegi sügelistega. Ja kirsiks tordil on nüüd siis selline seadus, mis on sisuliselt, osad selle seaduse punktid on põhiseaduse vastased, sekkuvad totaalselt inimeste eraellu ja on ka ebaproportsionaalselt repressiivsed. Kui Riigikogu liikmel tekiks kiusatus selle seaduse poolt hääletada, siis ta rikuks oma ametivannet. Kuidas teie soovitate Riigikogu liikmel maha rahuneda ja rahulikult oma rahva ees antud vannet rikkuda? Tänan. Suur tänu küsimuse kaldkriips kommentaari eest. Veel kord, see konkreetne seadus igal juhul on põhiseadusega kooskõlas kõigi juristide hinnangul, kes seda on vaadanud. Mingid täiendavaid jõulisi mehhanisme või repressiooni võimalusi see kaasa ei too. Need tegelikult on täna olemas erinevates seadusandlustes. Küll aga parandatakse sellega Terviseameti, PPA ja teiste omavahelist koostööd, muudetakse lihtsamaks, õigus selgemaks. Ja kindlasti selle seaduse eelnõu poolt hääletamine on üks viis ja võimalus, kuidas saab iga Riigikogu liige anda oma panuse kriisi kiiremasse ületamisse. Samamoodi inimeste toetamisse, mis puudutab näiteks haiguspäevade varasema hüvitamise süsteemi pikendamist. Aitäh. Kert Kingo, palun. Aitäh, hea istungi juhataja ja lugupeetud minister. Kuidas aitab COVID-19 kriisi ületamisele kaasa selle seaduseelnõuga plaanitud muudatused haiguslehtede hüvitamise korras, millega pannakse ettevõtetele täiendav maksukoormus? Nimelt, lisaks seniste töötajate haiguslehtede hüvitamisele peavad ettevõtjad hakkama hüvitama ka karantiinis viibivate töötajate haiguslehti. See tähendab, et ettevõtjatele lisandub circa 50% maksukoormus juurde. Kuidas aitab see majanduse säilitamise püüule kaasa? Püüule säilitada ettevõtlus ja sellega ka töökohad. On ilmne, et suurenev maksukohustuste koormus ju ainult hoogustab ettevõtete pankrotistumist. Aitäh. Suur tänu küsimuse eest. Nagu ma tegelikult alguses viitasin, siis see karantiinilehtede hüvitamine on eeskätt vajalik just need õigusselguse saavutamiseks, kuna täna inimesed, kes jäävad eneseisolatsiooni, neile määratakse tegelikult haigusleht, kuna nendel on tõesti enda risk, et nad on nakatunud, ehk nende elu ja tervise kaitseks ja teiste nakatumise vähenduseks tegelikult on nad ka täna haiguslehel, mis tähendab seda, et selle haiguslehe hüvitamine käib vastavalt kehtivale seadusandlusele, ehk hetkel siis 2.–5. päev tööandja, alates 6. päevast haigekassa, ehk lisarahalisi kohustusi tegelikult selle seaduse muutusega ei kaasne, ja kui võrrelda varasema perioodiga, kus pidi siis tööandja hüvitama 4.–8. päeva, alates 9. haigekassa, siis tegelikult on ju see tööandjad hüvitatav periood lühenenud. Toona oli ta 4.–8 ehk 5 päeva, nüüd on ta 2.–5 olnud selle aasta jooksul ehk 4 päeva.
Nii et selle võrra võib öelda, et isegi tööandjate puhul, et kui matemaatika näidab seda, et rahaline kulu tavaolukorras oleks pigem langenud, loomulikult COVID-19 tingimustes haiguslehtede kasutamise osakaal on kindlasti kõrgem, aga selle jaoks on ka haigekassasse täiendavad vahendid ette nähtud ja loomulikult on ka kõigi tööandjate roll, heas mõttes vastutus, anda oma panus koha peal võimalikult ohutu töökeskkonna tagamisse ja loomulikult, kui on võimalik, saab alati ka kaugtööd rakendada nendel töökohtadel, kus see on võimalik ja kus me räägime eeskätt lähikontaktsetest, mitte haigestunutest. Aitäh. Mart Helme, palun. Jah, aitäh. Lugupeetud minister, ei vasta tõele, et siin saalis keegi ja siin ekraanide taga keegi hirmutab ja mingisugust libauudiseid levitab. Kui seda keegi teeb, siis on see valitsus. Me oleme jõudnud olukorda, kus peaminister hirmutab inimesi, tervise- ja tööminister hirmutab inimesi, asutuste juhid hirmutavad inimesi. Eile oli meil Kaitseväe juhataja, kes teatas, et kaitseväelane peab terve olema, seetõttu tuleb ta vaktsineerida. See kõlab täpselt sundvaktsineerimisega. On olnud meditsiiniasutuste juhte, kes ütlevad, et nende asutustes ei saa töötada vaktsineerimata inimene. See tähendab samuti vabatahtlikku sunniviisilist vaktsineerimist. Nii et ei vasta tõele see, et teid hirmutatakse, teie hirmutate. See on üks asi. Teine asi on see, et ka see retoorika on vastuvõetamatu. Koroonabandiidid, lamemaalased, lõpetage ära. Ja küsimus on mul väga lihtne. Kas valitsus kavatseb oma retoorikat muuta? Aitäh küsimuse eest. Kindlasti kedagi hirmutada, ma arvan, ei tohi ja seda ei tohi ei valitsus, ei Riigikogu, ei laiemalt mis tahes riigiametid. Et küsimus ei ole kellegi hirmutamises, küsimus on ju kriisi ületamises, küsimus on pandeemia tõkestamises, milleks aitavad kaasa nii mõistlikud reeglid, nende täitmine, järelevalve täitmise üle, teavitustöö, loomulikult ka vaktsineerimine, nagu öeldud, ka inimeste enda ohutaju ning ka järk-järgult paranevad ilmad. Ehk selles vaates ma olen optimistlik, et iga järgmine nädal me saame näha ka nakatumise arvu langustrendi, saame ka selle võrra loodetavasti ühiskonnas sellist ärevust järk-järgult alla viia, mida tegelikult ei tingi mitte need reeglid, vaid tingib see kriis ise, COVID-19 haiguse levik, nakatunute kõrge arv, haiglaravijate kõrge arv ja siin kindlasti nii Riigikogu, valitsus, kõik saavad anda oma panuse ja annavad ka. Aitäh. Paul Puustusmaa, palun. Suur aitäh, juhataja. Hea minister, siin on mul nüüd kolleegid on siin eelnevalt viidanud sellele, et tegemist on vastuolulise eelnõuga juba seetõttu, et jah, et siin on olemas küsitavusi põhiseaduse täitmisega ja seda ta on. Ma viitan ka sellele, et tegelikult kui eelnõu on eesmärgipäratu, siis ta on igal juhul põhiseadusega vastuolus olev. Aga küsimus lähtub pigem sellest, et kui ma vaatan nüüd eelnõu seletuskirja, siis seletuskiri hakkab selliste sõnadega, mis viitab sellele, et selle eelnõu väljatöötamine lähtub valitsuse moodustamise kokkuleppest aastateks 2021-2023. Et nüüd on vaja hajutada minus seda kahtlust, et selle eelnõu väljatöötamise mõte on mingi salapärase valitsuse kokkuleppe mingi punkti täitmine. Kas siin on poliitiline mõte või on selles asjas ka mingi sügavam mõte? Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Selle seaduseelnõu väljatöötamise peamine eesmärk on loomulikult anda täiendavad vajalikud õiguslikud võimalused just nimelt korrakaitseorganite vahelise koostöö tõhustamisse, aga ka nagu viidatud inimeste toetamisse, et haiguslehe saamisel oleks võimalik kiiremini koju jääda, tagada vajalik toimetulek. Ja mitte need punktid tõesti, kui vaadata koalitsioonilepingut, olid seal sees ehk nii see, et me tegeme head koostööd COVID-19 kriisi ületamiseks, kui ka see, et me pikendame juba soodsamalt haiguspäevade hüvitamise lahendust, mille kehtestas eelmine valitsus, me pikendame seda skeemi aasta lõpuni. Ehk selles vaates seda loomulikult seotud koalitsioonilepingu kokkulepitud eesmärkide täitmisega. Aitäh. Priit Sibul, palun. Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees ja minister.
Viimase poole aasta jooksul me arutame NETS-i muutmist juba teist korda. Esimesel korral olid vähemalt 2 aspekti sama oluliselt üleval nagu täna. Esiteks maski kandmise kohustus ja selle kontrollimise võimalus ja teiseks mäletan sotsiaalkomisjonis oli üsna tõsine arutelu karantiinilehtede teemal ja tookord arvasime, et piisas regulatsioonist, mis tänaseni kehtib. Et mul on küsimus, et ma saan aru, et nüüd on rohkem juristidega räägitud ja te komisjonis ka kinnitasite, et see nii on. Ma küsin, et kas teil on teadmine või kui paljusid ettevõtteid puudutab see, et karantiinilehtede osas olid eriarvamused ja et mingid ettevõtted tõlgendasid seda niiviisi, et nad ei pea karantiinilehtede osas töötajatele kompensatsiooni maksma? Aitäh. Tänan küsimuste eest. Kõigepealt ma olen sellega nõus, et loomulikult oleks parem olnud, kui me oleksime kõiki neid küsimusi, muresid ette suutnud näha juba ühe seadusmuudatuse käigus. Tegelikult nagu ikka elus omandatakse uut infot ja kogemust ju pidevalt. Ja paljud sellised murekohad, mis tulid välja esimese laine ajal, said vahepeal tõesti suve jooksul ja siin kevad-sügisel lahendatud seadusandluses. Aga need murekohad ja temaatikad, mis ilmnesid pigem teise laine ajal, näiteks ka seoses sellega, et erinevad reeglid muutusid mõnevõrra selgemaks, kui meil kevadel oli tegemist maski kandmise soovitusega siseruumides nakkuse kõrge leviku perioodil, siis nüüd on tegemist siiski reegliga, nina ja suu katmine, mis omakorda vajas ka õiguslikku täpsustamist, samamoodi kõik, mis puudutab näiteks ka vaktsineerimise korraldust ja see kõik ju alles teise laine ajal omandas oluliselt aktuaalse mõõtme ja ka sai selgemaks, millised kohad tegelikult seadusandluses on need kohad, mis täiendavalt vajavad. Mis puudutab karantiini korda ja hüvitamist, siis siin tõesti on olnud lihtsalt neid pöördumisi meie poole nii töövõtjate kui tööandjate poolt, et ei ole sellist selgust, kuna erinevad seadused tõepoolest natuke erinevalt seda võib-olla käsitlevad, et kus on tõlgendamise ruumi, mis tähendab seda, et oleks lihtsam kõigil osapooltel, kui oleks ühtemoodi seaduses selge, et kas need karantiinilehed lähevad tavapärase haiguse hüvitamiseks skeemi alla või mitte, antud seaduseelnõu kohaselt need lähevad. Ja tegelikult, nagu viitasin, siis just nimelt selleks, et inimesed lähikontaktsena eneseisolatsiooni nõuet täidaksid, karantiini puhul kodus püsiksid, siis juba varasemalt on olnud kokkulepped, ka neile on määratud haigusleht, ehk et nad saaksid vajalikku hüvitist kompensatsioni, et neile tekiks rahalist motivatsiooni või vajadust käia ka lähikontaktsena tööl, kuna me teame, et teatud perioodidel lähikontaktsetest siis öelda iga 10, vahepeal isegi enam, nakatus hiljem haigusesse, mis tähendab seda, et nad oleksid kõik käinud 10 000 kaupa töökohtadel, erinevatel üritustel, siis see haiguslevik oleks olnud veel laiaulatuslikum. Et sellist täpset numbrit tööandjate vaates ei ole, aga neid pöördumisi taotlusi oli nii meie kui õiguskantsleri poole ja selleks, et see õigusselgus tagada, siis olemegi vastava seaduse muudatusettepanekuga parlamendi ees. Aitäh. Jevgeni Ossinovski, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, lugupeetud minister. Ausalt öelda, suhteliselt hullu juttu kuulsin ma sinu käest haiguspäevade kontekstis. Et loomulikult pikaajalised ideoloogilised vaidlused selles osas, kui suur peaks olema oma vastutus inimestel ja nii edasi, seda kõike võib teha ja pikaajalist lahendust otsida, nii nagu tervishoiu pikaajalise rahastuse jätkusuutlikkusega võib tegeleda. Aga meil on hetkel katastroof on praegu. Küsimus ei ole selles, et mida me arvame haiguspäevadest tavapärases olukorras. Meil on vaja see asi ära lahendada, me teame, et senised piirangud ei ole piisavat mõju omanud ja meil oleks vaja seda 10-15% nakatumise langust nagu õhku. Ja nüüd räägitakse, et 8 miljonit ei leia, rääkis rahandusminister. Teie räägite, et otsisime lahendusi, aga kokkuleppele ei jõudnud. Et keda peaks siis Vabariigi Valitsuses veenma selles, et see on hädavajalik meede ja seda oleks ruttu ära otsustada siin parlamendi menetluse käigus? Kes ei saa aru, et 100% koroonapäevi esimesest päevast on vaja hüvitada praeguses olukorras? Suur tänu küsimuse eest. Ma olen nõus sellega, et kriisi ajal tuleb teha otsuseid kiiremini. Eks ka tegelikult ju konkreetse seaduseelnõuga väljatöötamine on olnud tavapärasest selgelt kiiremas protsessis tulenevalt nende teemade ajakriitilisusest. Aga mis puudutab näiteks haiguslehtede hüvitamist, siis kindlasti soodsam võimalus toetaks veel enam varakult koju jäämist,
Aga kui me räägime muudatusest, mis jõustub 1. maikuust, siis seda praegust 10-15%, nagu viitasid oma küsimuses, see ju saavutada ei aitaks, kui siis ta aitaks saavutada kevade teises pooles. Meil on vaja tõesti nakkust, haiguse levikut tõkestada nüüd ja kohe, langustrend saavutada, seda tuleb siiski teha olemasoleva seadusandluse raames, ehk et märtsis-aprillis tegelikult on oluline, et me suudame nende kehtivate reeglite, kehtivate seaduste, nende täitmise korral selle viiruse leviku praegu pidurdada, langusesse saada. Julgen nüüd teha sellise ennustuse, et selle nädalal tegelikult me ka näeme esimest langustrendi, võrreldes eelmise nädalaga, loodetavasti langustrend aprillikuus süveneb ja kui uus seadusemuudatuste pakett jõustub, siis annab omakorda võimaluse maikuus seda langustrendi jätkata, hoida nii haiguslehtede hüvitamise vaates, erinevate asutuste omavahelise koostöö vaates, et need piirangute täitmise üle see kontroll säiliks, kuni on tõesti suurem osa elanikkonnast või ütleme, valdav osa vaktsineeritud, ennast haigusest kaitsnud ja saame järk-järgult asuda ka neid piiranguid leevendama. Aga loomulikult teatud meetmed, teatud reeglid võivad jääda läbi suve, nii et need on need kohad, kus on oluline, et oleks ka selge õigusruum, et mille alusel siis erinevad korrakaitseorganid ka järelevalvet teostavad. Aitäh. Kalle Grünthal, protseduuriline. Jah, aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Mulle anti praegu teada siin sõnumite kaudu, et Riigikogu liikmel Rene Kokal on probleeme internetiga. Mul oleks ettepanek, et tagaksite siis ühenduse nii nagu Riigikogu liikmega, nagu kodukorra töökorra seadus ette näeb ja võtaksite oma äranägemise väikse vaheaja, selgitamaks välja, mis on põhjusel. Aitäh. Aitäh. Proovime kõigepealt välja selgitada, siis ootame vaheaega. Aga ma näen, et Rene Kokk on ka protseduurilisega liinil meil. Palun, Rene. Ja tänan Kallet, et hetkel paistab, et jälle taastus ühendus, aga sama analoogne probleem nagu päeval oli, et viskab välja ja viskab ka järjekorrast ära. Et see igal juhul probleem on. Aitäh, aga praegu on korras. Selge. Kalvi Kõva, küsimus, palun. Aitüma, hea Riigikogu aseesimees, hea Tanel. Et ei ole üllatus, ikka küsin loomulikult nende haiguspäevade hüvitamisest alates esimesest päevast. Et aita kaasa mõtelda või mõtleme nagu kaasa, et me oleme Eesti ühiskonna jaganud täna 8. Ühtedele ütleme, et olge head inimesed, minge kodutööle, püsige kodukontorist ehk oma tööd sealt. Tõenäoliselt, kui need inimesed tunnevad ennast ühel päeval natuke halvasti hommikul, nagu peaminister siin haigena ju paar päeva isegi Riigikogu istungitel käis, need inimesed selle kodutöö teevad ära, tõenäoliselt esimesest päevast kohe haiguslehte võtma ei hakka ja asi korras. Aga need inimesed, kes peavad hommikul minema tööle, küpsetama meile leiba, lüpsma lehmi, tegema muud väga tähtsat tööd, siis need inimesed peavad tööle minema ja reeglina on nende töötasud ka väiksemad ja see üks päev, mis jääb neil töötasu saamata, on väga tähtis nende jaoks. Et mis peab Eestis juhtuma selle pandeemiaga, et hakkate ka selle peale mõtlema päris tõsiselt? Aitüma. Suur tänu küsimuse eest. Loomulikult mõtleme ka selle peale ja tegelikult meenutas kas eriolukorra aega, siis toona ajutise lahendusena oli ju teatud erilahendus, ehk siis hüvitasime tõesti neid haiguspäevi täiendavalt lisaeelarve raames. Praegu oleme läinud sellise pikema ajalise lahenduse teed toonalt eriolukorra perioodiks. Hetkel me räägime siiski juba tervest aastast sisuliselt, ehk 2021 jaanuar kuni aprill on juba otsustatud eelmise valitsuse poolt, teine kuni 5. päev hüvitamine, nüüd järgmised 8 kuud loodetavasti saab selle seadusega vastuvõtmisega korda lisaeelarvest rahastatud. Ehk tegelikult see lisaraha, lisaressurssi nende haiguslehtede hüvitamiseks on ju pandud ja ka tegelikult võrreldes tavapärase seadusega selgelt soodsam kord töötajatele tehtud. Ma olen sellega äärmiselt nõus, et kindlasti on neid töövõtjaid, kelle puhul see üks päev on oluline, aga tänane tunnustan kõiki tööandjaid, kes sellel juhul ise on ka appi tulnud. Et nagu enne viitasin, siis praegu kehtiva korra alusel on tööandjate see hüvitamise periood mõnevõrra lühem, kui ta oli varem, ehk ta 4 päeva varase 5 asemel. Ehk selles vaates on ka tööandjatel võimalik soovi korral hüvitada esimene tööpäev, seeläbi hüvitada täpselt 5 päeva nagu varem. Lihtsalt see periood on teine, ehk toona oli see 4. kuni 8. päev, nüüd oleks 1. kuni 5. alates 6. haigekassa.
et kindlasti inimeste toetamine on vajalik ja ma arvan, et ka sellised lahendused, nagu Tallinn on ellu viinud ja loodetavasti veel omavalitsusi samasugust üleskutset üle järgib või seda meedet, et toetada ka omalt poolt läbi kohaliku omavalitsuse neid inimesi, kelle puhul see esimese haiguspäeva mitte hüvitamine võib olla oluline toimetuleku tagamiseks. Aitäh. Eduard Odinets, palun. Aitäh, härra juhataja, hea minister, et mitte väga üllatuslikult, aga ka mina jätkan sellel samal teemal, et täna on siin juba korduvalt räägitud, et üle poole aktiivseid nakatuskoldeid on töökolded ja on ka räägitud täna ka sellest, et on teada hulga näiteid, kuidas ettevõtetes, kui üks kolleeg saab positiivse proovi ja siis teatab ainult mõnda lähikontaktset, et kuna just selline palve on tal tööandjalt olnud ja tööandja üritab oma raha lugeda, et mitte poolt kollektiivi või rohkemgi haiguslehele saata ja hoida ka seda raha ja see puudutab eriti väiksemaid ettevõtteid. Et ma saan aru, et te ei ole nõus selle sotsiaaldemokraatide ettepanekuga, et hüvitada 100% alates esimesest haiguspäevast. Aga millised on sellisel juhul teie plaanid või teie sammud, et ettevõtted need lähikontaktsed ei varjaks ja hakkaks täitma need, mis on neile seadusega ette pandud? Aitäh. Suur tänu küsimuse eest. Eks elanikkonna teadlikkus ju alati kehtibki kõigile. Ehk et nii töövõtjatele, tööandjatele, ma arvan, et selle kriisi ajal on saanud selgeks ikkagi väga paljudele, nii ettevõtjatele, ka eraisikutele, et mis tahes haiguse puhul, on ta COVID-19 haigus või mõni muu ohtlikum nakkushaigus, tööl käimine on igal juhul lühinägelik tegevus ehk tegelikult see risk ise tõsisemalt haigestuda, teisi nakatada, halvemal juhul kogu asutuse töö seisata, on niivõrd palju suurem kui see ajutine töölt eemalolek. On ta siis enda tervise hoidmiseks või on ta siis lähikontaktsena eneseisolatsionis olles. Et igal juhul on mõistlik ja tööandja enda huvides just nimelt see, et kõik lähikontaktsed oleksid ajutiselt töölt eemal, isegi kui see tähendab ajutisi ümberkorraldusi tööandja jaoks kuni tegevuse lühiajalise piiramiseni välja, siis see risk sellega, et see viirus hakkab tõsiselt vohama kogu kollektiivis, tekitab pikaajalisi tervisemuresid ja tervisekahjusid inimestele ja seeläbi ka ettevõtjale endale, on ikkagi märkimisväärselt kõrgem. Nii et ma väga loodan, et ka siin kindlasti ka Riigikogu liikmed, kõik erakonnad aitavad kaasa selle just nimelt mõistliku teadlikkuse ja selle käitumismaneeri kujundamisele. Aitäh. Kalle Grünthal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud minister. Ma kuulan teie juttu, et Eestis sundvaktsineerimist ei toimu. Mulle jääb arusaamatuks, kus maailmas te elate või kelle käsku te täidate. Eile siin samas saalis kaitseminister Kalle Laanet ja Kaitseväe juhataja ütlesid ära otseselt, et neil on kavatsus kutsealuseid hakata vaktsineerima. Sõjaväest kehtib käsk ja ülema käsk on täitmiseks. Mis puudutab hirmu produtseerimist, siis minu meelest mitte mina ei produtseeri hirmu, vaid teie peavoolumeedia kannab üle ainult koroonateemalisi uudiseid, nagu muu maailm oleks lukuks. Palun võtke tagasi see tänane eelnõu, sest see on põhiseaduse vastane ja oluline. Lõpetage sundvaktsineerimine, sest vastasel juhul ei ole mitte mina koroonabandiit, vaid just teie, Tanel Kiik, olete koroonabandiit. Aitäh. Küsimus oli vist see, et millises maailmas elame. Ma arvan, et kõik elame ühises maailmas. Et üks maakera meil on, kus peal toimetame, samamoodi üks riik, mida selles konkreetses kriisis hoiame ja välja juhime. Sundvaktsineerimist, nagu enne viitasin, tõepoolest Eesti seadusandlus ette ei näe. Ta ei kujuta hästi ette, kuidas see saaks ka välja näha. Kinnitan, et seda ka ei tule. Vaktsineerimine on vabatahtlik. Alati inimesel on õigus ja võimalus vaktsineerimisest keelduda, kui ta seda õigeks ja vajalikuks ei pea. Küll aga soovitan soojalt enda ja teiste tervist kaitsta läbi vaktsineerimise. Igal juhul see on terviseteadlik mõistlik valik ja aitab meid sellest kriisist, epideemiast kiiremini välja. Ma arvan, et ma seda teist poolt, mis puudutab koroonabandiite, pikemalt ei hakka kommenteerima. Aitäh. Riina Sikkut, palun.
Aitäh, hea juhataja, lugupeetud minister. Täna me oleme juba regionaalhaldusministrit ja rahandusministrit siin puldis kuulnud, kes kinnitasid, et haiguspäevade teisest päevast hüvitamine töötab. Inimesed jäävad tõbisena rohkem koju. See on väga hea, aga 16 päeva pärast piirangute rakendamist ei ole me saanud veel R-i alla 1. See tähendab, et tuleb veel midagi teha. Praegu me ütleme madalapalgalistele, kes reegleid järgides koroonapositiivsena kodus püsivad, et aitäh, tublid kodanikud, trahv, 95 €. Kas me ei peaks seda kodus püsimise trahvi maha võtma, et aidata viiruse levikut piirata ja tegelikult mitte lükata seda kohustust nii-öelda trahvi näol just madala palga teenijate kaela? Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Alustades sellest esimesest poolest, R0 loomulikult me saame hinnata natuke tagasivaates ehk tegelikult täna 24. märts R0 me ei tea. Minu parim hinnang tuginedes senistele numbritele, näitajatele, ka mingil määral selle kriisi ajal saadud kogemustele ütleb, et sel nädalal siiski me näeme selle R0 langust ja see nädal tuleb väiksem nakatunute arv kui eelmisel. Ehk saame selle üle esmaspäeva hommikul siis ühiselt vaadata, et kas nii läks või läinud. See tähendab ka seda, et piirangud on siiski töötanud. Viimased neist jõustusid tegelikult 11. märts ehk veel 16 päeva sellest möödas pole, aga teatavasti need piirangud alati avaldavad mõju viitajaga. Testimine ise on alati teatud viitajaga, nakatumine omakorda veel sealt viitajaga tagasi. Ehk tänased testid ei peegelda seda pilti, mis toimub täna, vaid peegeldavad seda pilti, mis nakatumised toimusid võib-olla siis eelmisel nädalal ja mille puhul inimeste sümptomid järk-järgult siin ilmnesid siis selle nädala alguses või nädalavahetusel. Saame näha juba varsti siis tõesti selle nädala kohta käivad numbreid, seda eeskätt siis järgmise nädala alguses. Mis puudutab siis seda haiguslehtede hüvitamist, siis siin veel kord, et ma arvan, et need sammud, mis on tehtud, on olnud õiges suunas. Alati võib küsida, et kas saaks rohkem, kas saaks veel paremini, veel enam rahaliselt toetada, et kindlasti saabki. Ja siin veel kord tänan ja tunnustan neid tööandjaid, kes seda teevad. Arvestades ka seda, et tööandjate enda hüvitamise periood on ju lühenenud vastavalt ajutise seaduse muudatusele ning kindlasti ka kohalikke omavalitsusi, kes sarnaselt Tallinna linnaga täiendavat tuge omalt poolt pakuvad, et inimestel oleks võimalik koju jääda. Eks erinevaid selliseid toetusmehhanisme ju vaatame laiemalt, nii töötukassa kaudu tehtud meetmed, vaatame laiemalt riigieelarve ja lisaeelarve kaudu tehtud toetuseid on olnud päris märkimisväärselt. Ehk võrreldes võib-olla 10 aasta taguse kriisiga oleme ju selgelt enam läinud just nimelt sotsiaalset õiglust tagama, inimesi toetama raskel ajal. Ja selleks on meil ka rohkem rahalisi võimalusi, kui võib-olla toona oli. Aitäh. Tarmo Kruusimäe, palun. Tänan, hea aseesimees. Hea ettekandja. Eelmisel kevadel me andsime väga palju otsustuspädevust siis sellele Terviseametile. Nüüd me peaksime andma ka veel politseile. Tol hetkel ma küsisin juba teie käest, et kas karistusseadustiku paragrahv 192 ja 193 kehtivad ning täna ma küsin teie käest, et kas praegusel hetkel karistusseadustiku paragrahvid 192 ja 193 ka meil endiselt kehtivad ning öelge vähemalt üks argument, et miks ei saa politsei neid paragrahve rakendada, et meil on vaja anda täiendavaid siis õigusi ja volitusi. Aitäh! Suur tänu. Seadused ikka Eesti Vabariigis kehtivad täies ulatuses. Mis puudutab politsei ja Terviseameti koostööd, siis siin tõesti on oluline just see, et see seadus annab võimaluse PPA-l enam toetada Terviseameti tööd, teatud ülesannet Terviseameti volitustega täita. Siin on väga oluline vahe ka selles, et Terviseamet on oma isikkoosseisult umbes 20 korda väiksem asutus. Ja sellise laiaulatusliku kriisi lahendamisel, kus tõesti on vaja laiapindselt tegutseda, on ka mõistlik, et erinevad korrakaitseorganid teevad tihedamalt koostööd ja teatud erinevate meetmete üle järelevalvet saabki ka paremini tegelikult teostada Politsei- ja Piirivalveamet, kes on seda praegu ametiabi raames aidanud teha, aga mõnevõrra siis suurema bürokraatia hinnaga ametiabi palve raames ning mis puudutab keeled menetlusi, siis siin on tegelikult pidanud seda rolli kandma Terviseamet, edaspidi oleks võimalik ka seda teha otse PPA-l, kui valitsus ja nende riigiametid omavahel niimoodi ette näevad.
Aitäh! Urmas Reitelmann, palun! Aitäh, härra eesistuja, härra minister! Meil on tõenäoliselt valitsusest erinev arusaam kodanike vabadustest. Ja sellest annab tunnistust ka see meeleavaldus, mis täna Toompea lossi ees toimus, kus oli paarkümmend väga murelikku inimest. Nad ei olnud mitte mures ainuüksi käesoleva seaduse pärast, vaid valitsusest lähtuvate muude repressiivsete ja suukorvistavate puhtast mustast kurjusest ajendatud seaduse muudatuste üle. Aga ma tahtsin öelda, et kui meil on juba olemas hädaolukorra seadus, siis seda rakendades ega ei teki ju mingeid küsimusi, kuidas kasutatakse politseid või minugi pärast ka kaitseväge. Tänasel päeval te olete välja nuputanud mingisuguse veidra tervishoiualase hädaolukorra, annate politseile tõenäoliselt vastu tema tahtmist tervisegestaapo funktsioonid ja samal ajal on meil piirid lahti. Iga hulgus võib sisse tulla, mingit tõendit keegi kusagil ei küsi, mingit karantiini hotelle meil ei ole. Kuidagi vastuoluline tundub see. Need sõnumid, mis tulevad valitsuselt, on segased, sisaldavad 0 bitti informatsiooni ja jätavad niisuguse arulageda tõmblemise mulje. Et kas te võtate ennast kokku ja räägite rahvale ka, et teil on mingi plaan kunagi? Tänan. Aitäh! Meeleavaldust ma eraldi kommenteerima ei hakka, et inimestel ikka õigus oma arvamust avaldada, nii on Eesti riigis alati olnud ja on ka edaspidi. Siin oli kommentaar, et kuskil tegutseb must kurjus, no selle väitega ma kindlasti nõustu. Ehk valitsuse eesmärk ja selle konkreetse seaduseelnõu algatamise eesmärk ja laiemalt tõkestamise meetmete, nende üle järelevalve teostamise eesmärk on ju inimeste elu ja tervist kaitsta. COVID-19 diagnoosiga on Eestis tänaseks surnud üle 800 inimese, haiglaravi on vajanud üle 5000 inimese, täna igapäevaselt on olnud haiglaravil umbes 700 patsienti. Tegelikult numbrid kahjuks ei ole näidanud langustrendi ja me teame, et surmade arv saab ainult paraku tõusta. Selles vaates on ka oluline, et valitsus vastupidi just nimelt kaasa aitaks nii õiguslike küsimustega, rahaliste toetustega, kui ka kahtavalt nende mõistliku kommunikatsiooniga viiruse võimalikult kiireks tõkestamiseks. Ja mis puudutab seda koostööd PPA-ga, siis see on üks täiendav meede ja võimalus seda teha. Kindlasti siin midagi ei tehta kellelegi vastutahtmist, nagu viitasite, et see pigem on siiski vastupidi just väga paljuski tulnud elust enesest, et praktilised vajadused, praktilised murekohad, mida me selle seadusega lahendada soovime. Üks tähelepanek veel, see koroonahotellide mõte, hotellid on sellega põhimõtteliselt nõus, et see on kindlasti meede, mida võiks rakendada. Siin on väga palju sellist arutelu, debatti selle üle, et kas see siis vabatahtlik, kohustuslik, mil viisil seda teostada. Et praegu on piiridel üldjuhul testimise võimalus, kui inimene testimise võimalus mingil põhjusel loobub. Õnneks teevad vähesed, siis on tal kohustus jääda eneseisolatsiooni. Täna teeb seda oma kodus, on võimalik alati endal ka võtta mingi muu ruum selleks. Aga see hotellide mõte on ka tegelikult valitsuse arutelus käinud nii eelmises kui praeguses valitsuses. See ei ole jõudnud Eestis teostuseni, vähe riike, mis seda on proovinud. Aga see on kindlasti, ma arvan, koht, mida kaaluda, eriti arvestades seda, et ka tulevikus välismaalt kindlasti nakkushaigus sisse tuuakse. Seda ja just nimelt uute selliste üle agressiivsemate ja võib-olla ka vaktsiini suhtes tugevamate või vastu, ütleme siis, vaktsiini suhtes immuunsete, kui nii võib öelda, erinevate mutatsioonide sissetoomise oht on kahjuks jätkuvalt kõrge. Aitäh. Kert Kingo, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea minister. Jätkan oma eelmise küsimuse jätkuna. Minu eelmisele küsimusele te vastasite, et mingit maksukoormuse kasvu ettevõtjatele uue haiguslehe tüübiga ei kaasne ja üritasite oma jutuga jätta koguni mulje, et ettevõtjate maksukoormus pigem väheneb. Miks te valetate? Pole ju kellelegi uudiseks ja kindlasti ei saa see olla ka teile uudiseks, et praegu on epideemia, mitte tavaolukord. Seetõttu on haiguslehtede maht kasvanud umbes 50–60%. Seda koroonasse haigestunud inimeste näol. Kui nüüd ka lähikontaktsetele hakatakse haiguslehti väljastama, siis haiguslehtede maht loomulikult veel kasvab. Sellest tulev hüvitise maksmise kohustus langeb selle eelnõu kohaselt ettevõtjate õlgadele täiendava maksukohustusena. See on ju ilmne. Saan aru, et peate antud muudatusega silmas eelkõige inimeste huvisid ja see on õige.
aga samas ei tohi ettevõtjaid jätta vaeslapse rolli. Miks te panite sellise lisakoormuse ettevõtjate õlule ja ei eraldanud näiteks lisaeelarves haigekassale täiendavaid vahendeid, et haigekassa hakkaks maksma neid karantiinihüvitisi? Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Ei valeta. Mina ei ole seda teinud või varem ega täna. Mis puudutab seda seadusruumi, siis sellise, millele viitasin, et tegelikult varasemalt kehtis siis õigusruum, kus pidi tööandja hüvitama 5 päeva ehk 4. kuni 8. Praegu kehtiv ajutise lahendus on 2. kuni 5. Nüüd soovime pikendada. Ehk tegelikult see periood on lühenenud. See, et haiguslehti on rohkem, sellele viitasin ka varem oma tegelikult sõnavõtus ja vastustes. Ehk loomulikult epideemia kui selline on haiguslehte arvu suurendanud. Seda pole teinud seadusemuudatused, seda on teinud tõesti COVID-19 kiirem levik, nii nagu ta on kahjuks aidanud kaasa ka suuremale töötuse määrale, mida on küll valitsus oma otsustega nii eelmine kui praegune, koostöös Riigikoguga, koostöös Töötukassaga aidanud vähendada, piirata. Aga ei saa siin läbi segi rääkida valitsuse tasandi või Riigikogu tasandi otsuste mõjudest ja COVID-19 kriisi mõjudest. Paratamatult seda kriisi kui sellist ei ole esile kutsunud ei see ega eelmine valitsus. Ja mis puudutab haiguslehtede hüvitamist, siis nagu enne viitasin, siis praegu väljastatakse tegelikult lähikontaktsetele haigusleht tavapärases korras, mis täpselt samamoodi tähendab tööandjatele kohustust hüvitada 2. kuni 5. päev ja haigekassale kohustust hüvitada alates 6. päevast. Ehk antud juhul on rohkem õigusselguse küsimus, et edaspidi neile inimestele, kes on lähikontaktsed, ei kirjutata välja mitte haiguslehte tavalise haiguslehe koodiga, vaid karantiinilehega, mis vastab paremini tegelikult nende hetkeolukorrale, ehk nad ei ole ilmtingimata haiged, kui osa neist reaalselt statistika alusel kahjuks nakatub, vaid nad on lähikontaktsed ja on karantiinis ja saavad siis omakorda hüvitist karantiinilehe alusel. Ehk hüvitamise alus muutub, hüvitatavate lehtede haiguslehte arv ei kasva sellest muudatusest ja nende lehtede ja laiemalt haigushüvitise saajate arvu langus aetud kiiremini ja paremini kaasa just nimelt selle viiruse leviku kiirem tõkestamine. Ehk selleks ongi vajalikud erinevad meetmed, selleks on vajalikud erinevad toetused, selleks on vajalik vaktsineerimise kiire edasiliikumine. Ja seda kõike me tegelikult ka ju teeme nii eelmises kui praeguses valitsuses. Ja viitasid, et miks ei eraldata vajalikku lisaraha, tegelikult ju 12 miljonit eurot lisaeelarves on ette nähtud haigekassale just nimelt samade haiguspäevade täiendavaks hüvitamiseks tulenevalt epideemia levikust ja sellest, et haiguslehti on rohkem ning ka haigekassa roll nende hüvitamise tegelikult ju kasvab võrreldes tavapärases olukorras kehtinud seadusandlusega. Aitäh. Mart Helme, palun. Ja, aitäh. Väga raske on, kui sa oled nii kaua elanud juba ja oma elu jooksul nii palju näinud. Mina mäletan kusagil 70. aastatel möödunud sajandil oli meil suu- ja sõrataud. Suu- ja sõrataud üle kogu Eesti levis. Lätis oli. Ja mis siis tehti? Pandi piirid kinni, anti elanikkonnale ajalehtede kaudu ja televisiooni raadio kaudu teada, missugused teed on kasutatavad, kus on kontrollpunktid, kus on desinfitseerimispunktid, lüpsjad elasid 2-3 päeva laudas, välja ei saanud, desinfitseerisid ja nii edasi. Paari nädalaga oli asi tehtud. Korras, suu- ja sõrataud oli võidetud. Meie vaevleme juba aasta otsa. Ja miks? Sest esiteks me ei pane piire kinni. Teiseks me raiume koera saba kogu aeg jupi kaupa. Ja minu küsimus on, millal otsustab valitsus piiri kinni panna, et meile haigust rohkem eritüvede näol ja ka lihtsalt tuntud tüvede näol uuesti sisse ei tooda? Aitäh. Ja, tänan küsimuse eest. Tegelikult kui räägime piiride sulgemisest, siis eelmises valitsuses võimalus oli ju igal siseministril, kes seda rolli täitis, seda ajutiselt piiri sulgeda või vastava ettepaneku valitsuse tasandil esitada. Mis puudutab praegust olukorda, siis valdav osa nakatunud, nagu hästi teame, on riigi seese levikuga. Ehk sisse tuuakse siin üksik protsent, kohati isegi on nüüd veelgi vähem kõigist nakkusjuhtumitest. Ehk tegelikult peamine murekoht on saada kohapealne laiaulatuslik levik pidama. Ja kui vaadates kas või Eesti näitajaid, mis hetkel Euroopa tipus, siis see tähendabki seda, et meie enda epidemioloogiline pilt ja olukord on hetkel ju halvem kui naaberriikides, kui enamikes Euroopa riikides, tegelikult sisuliselt kõigis, sõltuvalt sellest, mis on ka testimise võimekus.
Nii et see sissetoomise maht just nimelt kvantitatiivselt ei ole tegelikult hetkel probleemiks, vaid pigem on probleemiks siseriiklik levik. Küll aga olen nõus, et need eritüvede puhul tuleb pöörata eritähelepanu, on see testimine, sekveneerimine, milleks on ka vajalikud rahad eraldatud ja just nimelt ka selliste võib-olla reiside vältimine, ära hoidmine. Sellega ma olen küll nõus, et praegu pole aeg, kus reisida kuskil eksootilisele maale, mingeid reisi selliseid korraldada. Ja mina isiklikult toetan küll selliste reiside ärajätmist. See on mõistlik nii inimese vaates, ettevõtja vaates kui riigi vaates. Aitäh. Helle-Moonika Helme, palun. Ei ole ühendust. Moonika, me ei näe ja kuule sind. Proovi korra katkestada ja proovime korra uuesti. Lähme siis edasi. Uno Kaskpeit, palun. Tere, kas mind on kuulda? Oled kuuldaval. Mul on nüüd selline küsimus. Lätlased Valga ja Valka vahel teostab Läti piirivalve juba alates 1. veebruarist kontrolli. Nüüd alates 1. märtsist algusest peab lisaks eelnevatele asjadele olema kaasas Eesti inimestel tõend, et paberkandjal, et koroonaproov on negatiivne ja see paberkandjal proov kehtib ainult 72 tundi. Eesti poolel on kõik toidupoed iga päev lätlasi täis. Ja see on lausa ime, et nüüd oma inimestele siin Eesti sees kehtestatakse igasugused reeglid. Aga valitsusel on vist selline seisukoht, et las lätlased veavad viirust Lõuna-Eesti rahvale, et sellest ei ole mitte midagi. Et mitte mingisuguseid reegleid lätlaste kohta ei püstitata. Aitäh. Suur tänu küsimuse eest. Läti nakatumisnäitajad on praegu umbes 4 korda madalamad kui Eestis. Mis tegelikult tähendab seda, et Eestiga kõige ohutumad regioonid on siis Lõuna-Eesti, on see siis Kesk-Eesti piirkond, on kõrgema nakkuse levikuga kui Lätis keskmiselt. Ehk see oht, et Lätist tuuakse meile viirus sisse, pigem ei ole kuigi tõenäoline. Ehk et kui piltlikult öeldes poes on 100 klienti või külastajat, nendest pooled on Eesti inimesed, pooled Läti inimesed, siis kahjuks hetkeseisuga on suurem tõenäosus, et haigestunud inimesed on just nimelt meie kaaskodanike ja kaaselanike seas. Kindlasti on oluline saada see viiruse levik pidama kontrolli alla, saada need numbrid väiksemaks, siis paraneb ka Lõuna-Eesti regioonis veelgi see nakatumise pilt. Aitäh. Nii, protseduuriline Helle-Moonika Helme. Kas te nüüd kuulete mind? Nüüd me kuuleme. Kas sa tahad oma küsimuse nüüd esitada? Jah, palun. Ja ma tahaks oma küsimuse ära küsida. Ja aitäh. Tahaks rääkida ainult sellest seadusest, aga me paraku peame tajuma ka konteksti, milles me praegu oleme. Me teame, et seadused iseenesest ei pruugi olla repressiivsed, küll aga võib probleemiks kujuneda see, kuidas seda seadust sisustama hakatakse. Oleme peaministri suust kuulnud otseseid ähvardusi, teadusnõukogu juht räägib sõjaväe tänavale toomisest. Mul on hea meel, et lugupeetud minister isiklikult on optimistlik, aga keda siis uskuda? Peaministrit või ministrit? Need vastuolulised sõnumid, mida teie valitsus tervikuna kommunikeerib, ei tee olukorda paremaks ega ärata usaldust. Ja kui tulla selle eelnõu juurde, siis on täiesti loomulik, et pärast Kaja Kallase avaldust me kõik mõistame või kahtlustame, et tegelikult me hakkame arutama seadust, mille abil on võimalik kehtestada politseiriiki. See seadus sisaldab palju selliseid paragrahve, mida ähvardav peaminister ja praegune valitsus võib sisustada, kui me selle seaduse nüüd vastu võtame, vägagi ebameeldivaid, repressiivseid ja inimvaenulikke asju. Kas kinnitate või lükkate ümber? Aitäh. Suur tänu küsimuse eest. Kindlasti lükkan ümber. Ehk valitsuse määruse tasandil saab sisustada ainult selle osa, et kuidas käib siis korrakaitseorganite kaasamine Terviseameti töösse ja Terviseameti asendusena näiteks erinevate järelevalvete teostamisel.
Aga see, millised reeglid kehtivad, millised reeglid on võimalik kehtestada, millised on need õigused tegelikult seadusandlikul tasandil, need on ju kõik seadusandja tasandil reguleeritud, ehk et neid ei saa otsustada omakorda siis mingil viisil valitsus suuremal määral, kui see konkreetne seadus seda võimaldab. Ja tegelikult valdav osa neist meetmetest, erinevatest reeglitest, korraldused on võimalik kehtestada tänase seaduse alusel. Ainuke nende juriidiline võimalus, mis juurde tuleb tegelikult üldse, kui me räägime siis tõkestamise meetmetest, on, et oleks õigus ka nakkusohtlik inimene, kui ta näiteks liigub ringi erinevates siis kollektiivides, on ta kuskil ühistranspordis, on ta mõnes kaubanduskeskus, et oleks õigus ja võimalus selline inimene, kes ei allu korraldustele, kes teadlikult nakatab teisi inimesi, oleks õigus tema viia siis oma koju või muusse punkti, kus ta ei saaks teistele seda haigust levitada. See on ainuke punkt, mis juurde tuleb. Loomulikult see ongi ainult selline meede, mille rakendatakse juhul, kui inimene ei allu korralduste, juhul, kui ta tegelikult teadlikult nakatab, on teada, et on positiivne. See kehtib ka teiste selliste ohtlikumate nakkushaiguste puhul. Meil on teame, et meil on siin Ebola juhtumid maailmas, me teame, et meil on hetkel COVID-19 kriis. Ja see ma olen igal mõistlik, et selline võimalus on, et inimene ei saa lihtsalt kümneid või sadu inimesi ohtu panna, halvemal juhul nendest arvestatav hulka ka haiglaravile viia, kui üldsegi nende elu võtta oma käitumisega. Kõik muud normid, õigused tulenevad tänastest seadustest, on see korrakaitseseadus, on see hädaolukorra seadus, on see nakkushaiguste ennetamise tõrje seadus, neid volitusi või mingisuguseid inimeste õiguste piiramisi seadusega juurde ei tule. Aitäh. Rene Kokk, palun. Aitäh, austatud eesistuja, hea minister. Tahan küsida, et kui palju te kaasasite antud eelnõu ettevalmistamise käigus ka keskkonnaspetsialiste, et kas on tehtud ka mingeid analüüse, milliseid tegevusi ja rahalisi kulutusi toob kaasa endaga siis näiteks maskide kohustuslik kandmine tulevikus ja milliseid tegevusi peaks jäätmekäitlussektor sellega ette võtma selle raames ja kas te olete siis kaasanud sinna ka selle sektori esindajaid, sest tegemist on kahtlemata väga olulise küsimusega, mis tuleb tervikuna lahendada ja tuleb abiks olla siin ka kindlasti Keskkonnaministeeriumile. Aitäh. Suur tänu selle teema ja debatti avardava küsimuse eest. Kahtlemata kõik ministeeriumid tutvuvad ja mõtlevad kaasa valitsuse tasandil eelnõude algatamisel. Seda teevad nii läbi ministri, kes valitsuse istungil osaleb, läbi ametkonna, kes varasemalt selle eelnõuga tutvub, oma hinnangut annab, edastab. Mis puudutab seda maski kandmise poolt, siis siin loomulikult on jätkuvalt soovitus ja mõistlik eeskätt tava elus kasutada korduvkasutatavaid maske ehk mitte minna soetama ilmtingimata ühekordsed maskid on asjakohased tervishoiuasutustes, on asjakohased hoolekandesektoris, muudes sellistes kõrgema nakkuse leviku või riskiga kohtades, aga muul viisil on ühistranspordis liikudes, siseruumides töötades on mõistlikult korduvkasutatavad maskid, mille puhul see keskkonnakulu, keskkonnajälg ei ole niivõrd suur kui ühekordsete kasutamisel, et see soovitus kindlasti on jõus ka edaspidi. Ja väga loodan, et nagu enne viitasin, siis tegelikult see vajadus neid erinevaid piiranguid hoida, kehtestada, täita siiski järk-järgult väheneb tulenevalt ühiskonna vaktsineeritusega hõlmatusest, tulenevalt sesoonsetest muutustest. Igal juhul me näeme langustrendi ja langustrendi selles läbi ka erinevate selliste piirangute puhul. Aitäh. Peeter Ernits, palun. Hea juhataja ja minister, vabandan kõigepealt. Aga küsimus on see, et õhk on tiine ja hirmujutte on palju. Aga mida peaks näiteks Olerexi juhid tegema, kui suur osa nende kollektiivist ütlevad, et nad ei ole nõus või kardavad või tahavad uurida vaktsineerimisega? Mida peaks tegema? Konkreetne küsimus. Ja aitäh küsimuse eest. Kindlasti sarnase dilemma ees on praegu päris paljud tööandjad ja töövõtjad. Ja ma arvan, hästi mõistlik on sellisel juhul teha ühest küljest ise teavitustööd, selgitustööd. Kodulehel vaktsineeri.ee on palju uut infot, seda on uuendatud, just ajakohastatud, muutes selle kasutajasõbralikumaks. Samamoodi Ravimiameti lehelt saab vajalikku infot täpsemalt erinevate vaktsiinide kohta, nende toimete, kõrvaltoimete, mis tahes murekohtade kohta, aga eeskätt ka efektiivsuse näitajate kohta. Ja samamoodi on võimalik tööandjal korraldada teatud infopäevi, et me oleme teinud ise ministeeriumi poolt selliseid laiemal avalikkuse avatud päevasid,
infoüritusi ja ka konkreetsetele sektoritele, näiteks haridusvaldkonnas, näiteks sotsiaalvaldkonnas, ka tervishoiuvaldkonnas, just nimelt selleks, et selgitada nende vaktsiinidega, vaktsineerimisega kaasnevaid nii plusse kui kahtlemata ka neid võimalikke ohukohti, millele tuleb tähelepanu juhtima, milliseid sümptomeid jälgima, aga siiski kõik Euroopa Liidus müügile saanud vaktsiinid on printsiibis ohutud, efektiivsed, usaldusväärsed, alati tuleb hoolega lugeda loomulikult neid võimalikke vastunäidustusi, mis on iga ravimiga kaasas, vaktsiinidega. Ja sellisel juhul, kui inimesel on mingi vastunäidustus, muu taoline, siis pidada nõu oma raviarstiga, perearstiga ja selle põhjal siis vaktsineerimisotsus langetada. Ka valdav osa elanikkonnast kogu maailmas, sealhulgas Eestis, ei ole selliseid vastunäidustusi, vaid on mõistlik ennast enda tervisekaitseks vaktsineerida. Nii et kindlasti selline, ma arvan, et infopäevade üle korraldamine, infoüritustel osavõtmine ja siis vastavalt sellele, kas Haigekassa, Terviseameti, Ravimiameti poolt esindajate kutsumine, loomulikult ka Sotsiaalministeeriumilt, ka arstkonnalt, kes on valmis aktiivselt olnud alati panustama selliste infotundide läbiviimisesse, et vastatagi otse küsimustele, et aidata ümber lükata erinevaid muresid, hirme, et inimesed oleksid kergema südamega valmis neid otsuseid langetama ja teeksid seda suurema teadlikkuse pinnalt. Aitäh. Lauri Läänemets, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud minister, et ma kuulan teid ja ma ikkagist ei mõista, et kui ligi pooled nakatumised toimuvad täna töökohtades, kui 26% inimestest käib tööl haigena või on käinud viimase aasta jooksul haigena ja kui me mõtleme, et kui palju siis 100%-line haiguspäevade hüvitamine esimesest päevast võiks maksta ainult 1,6% oli vist antud lisaeelarvest, siis tegemist on ju väga efektiivse meetmega probleemi lahendamiseks, kui mõtleme, kui kallid on kõik tagajärjed ja kõik muud. Öelge mulle palun, et kui lisaeelarvet koostati, siis kas teie üldse tegite sellise ettepaneku sotsiaalministrina, et haiguspäev esimesest päevast ja 100% hüvitada või seda ettepanekut ei tulnud ka teie poolt? Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Ma kõigepealt alustame täpsustusega. Ei ole pooled nakatumisest töökohal. Tegelikult, kui vaatame nakatumiste ringi, siis kõige suuremad on kaks sellist sektorit, on teadmata asukoht, mis võib olla ühistransport, võib olla mis tahes pood, võib olla kellegi külaskäik, ka tänaval kokkupuude. Teine suurem sektor on siis pereringis, ehk mis on loogiline, kui inimene on see nakkuse kuskilt ühiskonnast saanud või välismaalt saanud, siis tal on suur tõenäosus nakatada ka oma pereliikmeid. Ja siis tegelikult kolmandana, seal kuskil 10-15% hulga suurusjärgu juures on tegelikult töökohtadel nakkuse saamine. Et vastavalt nädalad võib natuke kõikuda, on ta parasjagu koolivahe nädal, kui on koolid parasjagu distantsõppel või kontaktõppel, selle võrra siis haridusvaldkonna enda osakaal muutub. Nad üldiselt on käinud suhteliselt sarnases suurusjärgus haridusvaldkonnaga. Ehk töökoha nakatumine on loomulikult oluline, aga ei saa väita, et see on nüüd üks ja ainus või domineeriv nakatumise koht. Mis puudutab seda haiguslehte hüvitamist, siis sisu osas juba pikemalt vastasin. Minu ettepanek tõepoolest juba koalitsiooni kõnelustel oli ja nüüd ka riigi läbirääkimistel pikendada seda süsteemi, mis on kokku lepitud tööandjate ametiühingutega, mis on arvestanud ka Haigekassa, kui ta saab nende vajalikku rahalist tuge juurde, et ta saab seda lihtsa vaevaga operatiivset töötajate jaoks rakendada. Et 2.–5. päevani siis tööandja hüvitus, 6. päevast alates Haigekassa. Ma arvan, et see on iga oluline samm ja oluline otsus. Ehk võrreldes tavapäraselt kehtiva seadusandlusega annab see olulist lisaraha ja tuge inimestele varem koju jäämiseks. Aitäh. Eduard Odinets, palun. Aitäh ja jätkan siiski samal teemal, kuna üle poole aktiivseid koldeid on ikkagi töökohakolded ja see teema on südamel. Ja tulen selle näite juurde, mida tõi kolleeg Sikkut, kui kõneles sellel teemal, et see on just nagu inimesele trahv, mis on pea 100 eurot ja mis on miinimumpalga puhul on ligi viiendik sissetulekust, et me teame neid juhte päris palju, kui inimesed rääkimata sellest, et ei anna tööandjale teada, vaid üldse ei lähe testi tegema, et just kardavad oma sissetuleku pärast.
Ja kuna te sellist süsteemi, mida sotsiaaldemokraadid pakuvad, et 100% ja esimesest päevast siiski ja ikka jätkuvalt ei toeta, siis milliseid alternatiivseid motivaatoreid te näete, et inimesed sümptomitega läheksid testima ja jääksid koju? Tööandjate puhul te ütlesite, et tuleb, ma ei tea, motivatsiooni tõsta ja infopäevi korraldada ja selgeks teha, miks see oluline on. Aga mida te inimestele ütlete, et nad ei kaotaks 1/5 oma kuu sissetulekust? Aitäh! Suur aitäh! No esimese päeva hüvitamine kindlasti 1/5 kellegi sissetulekust ei saa olla. Ehk et kui mõtleme nii, et inimestel on kuus tavapärast 20 tööpäeva ja üks päev neist on hüvitamata ja teatud päevad on siis 5 päeva, 6 päeva, kuni 10 päeva, sõltuvalt sellest, kui haigusleht kestab, et siis ühe päeva puudumine kindlasti 1/5 ei moodusta. Küsimus on selles, et haiguslehtede hüvitamine üldiselt on 70% määraga, nii et kui neid erinevaid summasid kokku liita, siis see loomulikult teeb arvestatava vahe sisse, sellega olen nõus. Nagu enne viitasin, siis praegune seadusemuudatus, mis teie ees on, tegelikult ju teeb olukorra paremaks, kuna me teame, et muidu rakenduks tavapärane kord, kus alates siis maikuust oleks haiguslehtede hüvitamine alles alates 4. päevast. Ehk 3 esimest päeva oleks tegelikult töötaja omavastutus, 4.–8. tööandja, alates 9. haigekassa. Nii et see on ikkagi oluline samm paremuse suunas, oluline samm töötajate toimetuleku tõstmise suunas. Nagu öeldud, 12 miljonit eurot selleks on ka lisajärg ette nähtud. Ja see on ka punkt, mis on läbi räägitud ametiühingute tööandjatega sellise mõistliku lahendusena just nimelt selleks, et inimestel oleks suurem võimalus ja motivatsioon kiirelt koju jääda ja oleks ka tasakaalus siis nimelt ka tööandja haigekassa panus haiguslehtede hüvitamisel. Aitäh! Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud minister. No laias laastus võib ühiskonna lüüa 2 distsipliiniks, üks on militaar ja teine on siis tsiviildistsipliin. Minule isiklikult meeldib elada tsiviilühiskonna mudelis ja ikka selles võtmes, et tsiviilühiskonna alla on allutatud militaardistsipliin. Militaardistsipliini üks elementidest on ju tegelikult just nimelt eriolukord. Eriline olukord, milles on vaja riiki juhtida ja hakkama saada. Ja kui ma nüüd vaatan seda antud eelnõu, et siis ma küsiksin teie käest, et kas kaaluti ka seda eelnõud nagu kokku pannes ikkagi seda, et kui meil on eriline olukord, siis ärme teeme jäävat seadusloomet, vaid juhime seda protsessi siis erilises olukorras, et riik, inimesed saaks normaalse elukorralduse juurde tagasi, mitte ei looks jäävat õigusruumi, millega nii-öelda on võimalik ja mille ümber on võimalik punuda igasuguseid müüte. Aitäh! Suur tänu! See, kas kehtestada eriolukord või mitte, et see on olnud tõesti nii eelmise kui praeguse valitsuse puhul korduvalt arutelu kohaks. On olnud erinevaid arvamusi, seisukohti. Kindlasti, kui me näeme, et viiruse leviku näitajad ei pidurdu, kui me näeme, et see langustrend, mida ma hetkel julgesin prognoosida Riigikogu ees, aset ei leia, siis eriolukord on üks võimalik lisasamm, mis on hetkel selles kriisi teises laines rakendamata. Ta eeskätt annaks küll sellise ühiskonda mobiliseeriva sõnumi, isegi enam, kui ta täiendavaid võimalusi juriidiliselt kaasa tooks. Sellise eriolukorra asendamine nüüd võib-olla siis või seaduse asendamine eriolukorraga omakorda pole päris minu hinnangul õige tee, kuna tegelikult need seaduse muudatused on siiski vajalikud ka tulevastes sarnastes olukordades. Me ei tea, millal taas võib tekkida mingisugune haigusepideemiline levik, me ei tea, kui laiaulatuslik see on. Ja võib tekkida niisuguseid momente, kus ka üksikute kollete isoleerimiseks on oluline selline kiire, õigusselge koostöö asutuste ametkondade vahel valitsuse tasandil, mis ilmtingimata eriolukorra kehtestamist ei eelda. Eriolukorra rakendamise puhul peavad olema väga kaalukad argumendid. Ehk selle seaduse muutmine annab siiski võimaluse ka valmistada tulevasteks kriisideks, kuna me teame väga hästi, et erinevad pandeemiad on inimkonda saatnud. Siin ka enne üks teie kolleeg kõneles kunagistest varasematest taudidest, eks neid ongi olnud inimkonna ajaloos palju ja võime olla kindlad, et COVID-19 ei jää kahjuks viimaseks. Selles valguses seaduse muudatused annavad siiski võimaluse ka järgmistel kordadel olla riigina paremini valmis. Aitäh. Merry Aart, palun! Jah, aitäh. Lugupeetud minister, et nüüd te tekitasite minus küll väga suure segaduse, et
et te räägite hästi entusiastlikult näitajatest ja te ütlesite, et sissetoomise maht on väike. Ja mina ei saa aru, et minu meelest näitajad ei nakata, et nakatab ikka teine inimene ja kas need uued tüved siis tekivad meil töökollektiivides või tekivad perekondades või kus need uued tüved meil tekivad, et ma olen loomakasvataja ja mina olen veendunud, et kui üks tuleb nakatunult üle piiri sisse kuskilt, siis varsti on terve kogukond nakatunud, et palun aidake mind sellest segapudrust aru saada. Aitäh. Ja suur tänu. Nagu enne viitasin, siis tõesti kvantitatiivselt ehk koguselises mõttes on täna oluliselt laiaulatuslikum riigisisene levik. Ehk Eesti on kõige kõrgema viiruse näitajaga riik hetkel Euroopas. Oleme väga kõrged võrreldes oma lähimate naabritega, on see Balti riikide arvestuses, Põhjamaade arvestuses. Ehk tegelikult peamine fookus peab olema saada riigisisene levik langustrendi, milleks on need erinevad reeglid ja meetmed rakendatud. Teine pool on tõesti nende erinevate tüvedega. Ehk tõsi on see, et võib öelda, COVID-19 haigus on ju kõigisse riikidesse sisse toodud, nii ka meile, erinevad tüved niisamuti. Ehk kui vahepeal suvel oli see nakatumise näitaja kohati sisuliselt nulli lähedane, oli ka seireuuringuid, kus me tegelikult ei leidnud ühtegi positiivset ka juhuvalimiga, mis näitaski, et neist kogukondlikku ühiskondlikku levikut enam ei olnud, siis sügisel järk-järgult erinevate turismireiside, muude reiside kaudu hakkas tulema Eestisse taas viirus sisse. Seda nii Eesti elanike vaates, kes käisid välismaal, kui ka kahtlemata siit meie riiki külastavate teiste riikide elanike poolt. Ehk välismaalt saabumise puhul ja välismaalt tulijate puhul on väga oluline just see, et nad täidaksid neid samu reegleid. Ehk et on see enda testimine, on see eneseisolatsiooni jäämine, just nimelt kodus püsimine, et nad omakorda see nakkust edasi ei kannaks ja võimalikult kiiresti nende positiivne staatus vajadusel siis tuvastataks, kui see eksisteerib. Ehk me ei saa kunagi Eestit ju laus sulgeda kogu ühiskonna vaates, on ta siis tööalased reisimid, on ta siis perekondlikud küsimused. Me teame seda, et meil endalgi on väga palju inimesi, kes käivad näiteks Soomes tööl, kelle puhul me ju kahtlemata soovime tagada neile võimaluse liikuda, oma pereliikmeid näha. Samamoodi on inimesi, kellel on perekonnad teistes riikides. Ehk selline riigipiiri laussulgemine saab olema lühiajaline meede, pikaajalist lahendust ei too. Pikaajaline lahendus on siiski vaktsineerimine ja seni, kuni inimesed ei ole veel laialdaselt vaktsineeritud, on oluline laialdaselt testida, on oluline sekveneerida, ehk neid tüvesid tuvastada ja oluline nende reeglite täitmist kontrollida, et välismaalt saabuja ennast testiks lähikontaktsena ja lähikontaktsena riiki saabujana eneseisolatsiooni jääks ja seni, kuni on veendunud, et ta ei ole nakkusohtlik endale ega teiste tervisele. Aitäh. Peeter Ernits, palun. Ja juhataja ja ettekandja, et aasta tagasi oli Eestis eriolukord ja sel päeval aasta tagasi tuli uusi nakkusi, vaatasin järgi 369, täna oli 1554. Vahe on üle 4-kordne, oli eriolukord, praegu ei ole. Ja on olemas hädaolukorra seadus ja seal on paragrahv 55, mis annaks kõik need võimalused, ei oleks vaja hakata keevitama praegu sellele eelnõule juurde neid politseilikke, neid paragrahve. Et mis sa arvad, et võib-olla oleks targem hoopis kehtestada eriolukord, kuigi vist on juba aeg on ümber sellest, kuna seal on ka need politseilikud võimalused eriolukorra tingimustes paragrahv 55 näol juba olemas. Ei ole mõtet hakata võtame selle seaduse niisama vastu ilma nende politseinike külgedeta. Aitäh. Suur tänu. Tegelikult sarnase küsimuse esitas ka kolleeg Andres Metsoja. Tõepoolest eriolukord on üks võimalik täiendav käik, mida veel see valitsus ei ole rakendanud, seda kindlasti ei saa välistada. Aga see konkreetne seaduse pakett tegelikult hõlmab tõesti ju sellist ka pikaajalisemat vaadet. Ehk mis tahes muude selliste epideemiate veel ka algfaasis, kus eriolukorda niikuinii veel ei kehtestataks ja võib-olla ka ennetavas faasis on oluline, et just selline ametite vaheline tihe koostöö toimiks, vajaduse väga kiiresti operatiivselt reageeritaks ja oleks ka õigusselgus tagatud erinevate reeglite kehtestamisel. On ta siis ürituste, asutuste ajutine piiramine, on ta maski kandmise või muude nakkusohutuse meetmete täitmine ja on ta ka isikute puhul siis vajadusel järelevalve teostamine
vastutusele võtmine, kui nad neid reegleid ei täida, teadlikult nakkushaigust levitavad ja see kehtib nii hädaolukorra ajal, hädaolukorra ohus, eriolukorra ajal, mis tahes olukorras. Et eriolukorra praegu kehtestamine aitaks lahendada akuutset kriisi, aga ta ei aitaks ju pikaajalises vaates saavutada õigusselgust seadustes ja parandada koostööd erinevate ametkondade vahel.